isegi ebamugav on hakata sellest rääkima, sest et ma väga ei taha. Ja see on väga mugav mingile osale minust, mis tahabki olla selles harjumuspärases. Aga ma tunnen, et see on haavast ja ma ei taha selles olla. Täna nimelt ma rääkisin ühe tuttavaga, vana tuttavaga, kellega pole ammu rääkinud. Ja sealt jooksid kokku mitmed pusletükid, kus ma sain aru, et see muster, milles ma olen ennast aastaid hoidnud, on see, et mul on turvaline olla oma väikses mullis. Mul on turvaline olla väikses mullis. Kõik, mis justkui on suur muutus või ma tahan luua oma elu kuidagi teistmoodi või suuremalt või minu jaoks siis nagu suuremalt, võimsamalt, paremaks muuta, teha mingeid suuri otsuseid, teha suuri otsuseid, mis muudaks mu elu paremaks, siis tuleb üles see hirm. Ja täna ma ka tänu sõbrannale, kellega ma sain seda jagada, nägin täpselt, mis versioon minust seda tunneb. Ja ma olin 8-aastane, kui ma kolisin ära oma ema juurest ja kolisin oma vanaisa juurde, oma vanavanemate juurde. Ja see tähendas seda, et mul oli järsku olemas kindel kodu, soe kodu, hoitud, mul oli söök laual, mul olid riided seljas, ma olin hoitud ja armastatud. Ja see oli minu jaoks uus ja teistmoodi ja hea ja imeline, eks ju. Aga täna ma saan aru, et kõik siuksed head muutused, mis ma olen tahtnud teha oma elus, mis oleks nagu pikaaegsed ja jäädavad ja mis justkui pikas perspektiivis kõik loob mulle head ja täpselt seda elu, mida ma tahan kogeda, siis tuleb üles see pisikene Karolin, kelle jaoks seda on liiga palju ja kes üksi neid emotsioone ära ei hooma ja halda. Ja ta ei oska seda välja öelda, ta ei oska seda sõnastada, ta jääb sellega üksi. Ta ei oska sellega midagi teha. Ja ma tahan jagada seda, sest et ma tunnen, et see on oluline koht mul sellest läbi minna ja ma tahan võtta kaarti ja vaadata, mis asi see on. Ja kuidas ma sellest läbi saan minna, sest ma tunnen, et ma olen praegu täpselt sellises kohas, kus kõik hirmud, mis üles tulevad, sellega seoses, et olla nähtav, lubada endale nagu maksimaalselt head ja vägevat elu. Mitte nagu ma olen siin aastate jooksul teinud, et 1% võrra hea, 2% parem, 1% parem, vaid et ma tahan päriselt pikas perspektiivis oma elu elada nii, et ma seda nagu täielikult naudin. Mitte, et ma läbi selle hirmu vean enda alt ja jätan tegemata, sest ma lihtsalt ma ei hooma ära seda, kui hästi asjad minu jaoks võivad olla, vaid ma ei tea siis mille või kelle päästmiseks, miks nagu kellele või millele või miks see mulle hea on hoida ennast nii väikse, nii et seda ma tahan vaadata. Mul tuli päeval juba see mõte, et ma tahan selle väikse versiooni endast panna välja peale ja mulle meeldib asju niimoodi nagu füüsiliselt vaadata, et ma väga palju keerutan siin, nagu väga palju, et
analüüsin ja keerutan ja vahest sellest on nagu abi, sest tuleb teadmine ja mingi asi nagu laheneb ja mingid puusatükid lähevad kokku. Aga see on siuke õhkõrn piir selle vahel, et ma vahest lihtsalt jooksutan ennast kokku. Ja sellepärast ma tunnengi, et mul on vaja panna asi nagu välja siia, sest ma täna nii selgelt tunnetasin seda pisikest ennast, kes lihtsalt nagu, kes on täiesti nagu paigale tardunud, nähes kõike seda, mis tal nüüd on. Ma kogen enda elus praegu seda, et ma olen korduvalt, ma nagu iga järgmise tasandiga mingi, kus sa tahad luua endale midagi rohkemat või midagi suuremat või midagi paremat. Minu jaoks käib see niimoodi, et ma kõigepealt nagu tunnetan, mis on minu jaoks nagu päriselt praegu tõde, mida ma päriselt tahan kogeda ja ma tunnen seda juba oma kehas. Ja ma tunnen seda niimoodi, et see on nagu tõde minu jaoks, et jaa, see on see, mis ma tahan praegu. Selle kodu leidmise ja valimisega oligi see, et ma reaalselt tundsin ennast, ma tundsin, kes ma olen, kui ma siin elan ja kõik see. Ja sedasi ma selle lõin. Ja praegu on see koht, kus nagu kõik need detailid, mis on tulnud, ma lekkan omale siin paberit vahepeal. Kõik need detailid, mis on nagu hakanud paika jooksma ja särki, kõik on tulnud sellest, et minu sees on see teadmine, et vaat minu järgmine nagu peatükk või see, mida ma loomas olen või see, mis seemned ma istutasin, see näeb välja selline ja tundub mulle täpselt selline. Muidugi kõiki detaile ma ei tea, aga ma lihtsalt tean, kuidas see mu kehas tundub. Ja nüüd, kui ma hakkan nagu füüsiliselt reaalselt sinnapoole liikuma, läheb mul see häirekell sees nagu tööle, et oot, see on liiga palju, see on liiga suur, see on liiga, mis iganes. Tegelikult on see lihtsalt teistmoodi. Praegu ma tunnen, et ma olen selles kohas, kus ei ole lihtsalt see, et ma tahan nagu natuke teistmoodi, vaid et ma tahan nagu väga palju teistmoodi. Ja sellele on hakanud juba nagu asjad toimuma ja muutuma. Ja siis ma tunnengi, et see justkui, see on nüüd täiega, ma tunnen, kuidas see on täiega vari, mis räägib, et see täiega nagu nõuaks minult hästi palju. Või see nõuab minult megadistsipliini või mis iganes kõike. Ja see puudutab nagu täiega seda, et võtta vastu. Ma näen, et mul on olnud siiamaale terve elu väiksest peale raske olnud vastu võtta. Ja praegu, kuidas see välja näeb, on see, et mul on, ma ei räägi siin komplimendi vastuvõtmisest, kuigi see oli ka kunagi raske. Ma räägin siin sellest, et kui keegi sind tingimusteta armastab, kui keegi päriselt näeb sind, kui keegi päriselt võtab su omaks, kui keegi päriselt tahab su elus olla, ilma tingimusteta. See on minu jaoks see koht, kus see on kõik, mis ma elus olen üldse kunagi tahtnud. Ja nüüd, kui see on siin ja mu elus tegelikult on sellised inimesed juba, aga ma tahan nagu liikuda sellest oma siseringist väljapoole, kus mu ümber on kommuun, kus mu ümber on kliendid, südamekliendid, südamekommuun, kus ma tunnen, et me valime üksteist tingimusteta. Saad aru? See on nagu see koht, mis paneb minust täiega tule põlema, aga teistpidi on see, et aga väiksena need, kellele mina lootsin kõige enam, kes mind kõige enam tingimusteta peavad armastama, nemad ju jätsid mu maha, nemad ju läksid minema. Miks siis need kõige lähedasemad või siis see järgmine ring seda peaks tegema? Kuigi sellega siin ma jätan ju iseennast kõige rohkem maha. Ma ei lähe ju lõpuni järgi sellele, mis ma tahan. Ma ei lähe ju lõpuni järgi sellele, mis ma tunnen, et on minu tee minna. Ma teen seda niimoodi vaikselt, niimoodi sutsakaid siin ja sutsakaid seal. Mitte kogu aeg. Ja iga tasand on olnud erinev, on olnud kohtasid, kus ma täiega kasvatan omale seda vundamenti, kasvatan omale seda baasi, et isegi kui kõik mu ümber kokku kukub, siis mul on baas olemas.
aga nüüd on see, et liigume edasi sellest, nagu kaua me siin selle baasi juures oleme, kuigi see baas juba nagu on ka tegelikult teistsugune. See ei ole enam see basic needs, mis kunagi oli, et turvatunne tuleb enda seest ja kõik see tuleb minu seest. Vaid nüüd on see, et aga mul on võimalus ja õigus ja tahe ka väljapoolt seda kogeda. Et jah, mul on seda nii lihtne anda ja teha kõigi teiste jaoks, aga vastu võtta. Nagu vastu võtta seda, mida ma tahan. Ühesõnaga, mul on see paber siin. Ma kirjutan oma nime siia. Kui sa tahad, jumal, tee kaasa. Ma kirjutan oma täisnime siia. Karolin. Ma tunnen, ma tahan teha selle nagu jõulisema. Tahan teha selle nagu tugeva. Sest praegu see on siukse helesinise pastaga, aga siin ma ei näegi seda siin peale ausalt öeldes. Muidugi see on tühi. Miks ma hoian alles asja, mis on tühi? See ongi see, et ma nagu jah, ma olen loonud oma elus muutusi, jah, ma olen endas loonud muutusi, aga mingisugused hirmud ma lihtsalt olen nagu nii pühalikult nendest kinni hoidnud. Ja ma tean, mul ei ole varem olnud turvaline nendest läbi minna, sest et seal on olnud hirmud, et reaalselt surmahirm. Reaalselt seal on olnud surmahirm. Aga ma tunnen, et ma olen nagu praegu sellises punktis, et ma olen kõik läbi katsetanud, kõik võimalikud viisid, kuidas läbi kukkuda. Nagu see on nii jabur välja öelda. Aga minu alateaduses oli see kood, et ma otsisin kogu aeg seda, kuidas pettuda. Iseendas, teistes, lähedaste, nagu kõiges. Sest et see oli nagu see, mida ma väiksena kogesin, mis minuga jäi. Ja neid sündmusid ja asju oli veel, kus ma tundsin, et mina valmistasin pettumust, mina olen süüdi, mina pean vabandama, kõik siuksed asjad. Ja see kandus minuga nagu, see on kandunud minuga, kus ma ennem ka selles suhtes, kus ma nagu paaris suhtes, kus ma praegu olen, on see, et ennem jäta mind maha, aga ära pettu minus. Et ennem ma jätan su maha, kui ma pettun sinus. Et see on täiesti siuke nagu mõistuse asi ja täielikult nagu seal all jooksev kood, mis kogu aeg lihtsalt loob seda, et ma olen kogu aeg hirmul, et ma kogu aeg mõtlen üle, et nagu kontroll puudub ja ometigi mind tõmbab kõige selle poole, kus ei ole kontrolli, kus ei ole mitte midagi tuttavat ja teadaolevat mu mõistuse jaoks. Ometigi see on see koht, kus ma nagu kõige rohkem lähen elama. See on see, kuidas ma tunnen ennast. Siin paberil on isegi nagu ruumi ja ma tunnen, et ma olen selle ringi enda ümber tõmmanud, vaat nii koomale. Vaat nii koomale olen tõmmanud. Ja jälle, kui ma seda vaatan, siis see ei ole üldse minu valugi ju. Ma tunnen, kui ma vaatan seda, kus oma nime ja seda ringi siin ümber, siis ma tunnengi ennast nagu see väike 5-6 aastane. Püüdes teha kõike, et olla nagu hea laps. Et emmel oleks lihtsam, et tal oleks kergem. Aga midagi ei mõjunud.
ja need seinad tulid nagu järjest lähemale ja kogu aeg oli sihuke tunne, et millal see maailm nagu kokku variseb. nii et kuidas mina saan endale nagu lubada vabadust ja rohkemat ja suuremat, kui tema ei ole saanud seda kunagi kogeda. mis õigus minul on nagu suuremalt kogeda, kui tema seda ei saanud. et nagu see ei ole üldse minu valugi. see on ju mu ema nagu see on jälle see koht, et väljapoole. et lapsena sa teed kõik selleks, et sul oleks turvaline ja sa nagu elad väljapoole. sa sõltud ju sellest, mida su vanemad, kuidas su vanemad teevad ja on. ma ei ole mitte kunagi lasknud seda ringi nagu suuremaks minna. mitte jäädavalt, ma tunnen. ma olen alati hoidnud seda teatud maale nagu. et noh, teatud maale rõõmu ja õnnelikkust on mulle lubatud. mõtlen, panen siia ümber, ma kasutan pliiatseid. paneme näiteks rohelise. paneme rohelise näiteks rahaks. mis ta siia kõrvale on? kollane või noh, see on siuke oranžikas, tumedam kollane. kollane, eks olla siuke elurõõm, lust või rõõm või. ja mis veel, siis tumeroheline. ma tunnen, et see võiks olla siin all niimoodi nagu kindlus, turvatunne. Need ei ole sugugi nagu lähedal. ma tunnen, et see on täpselt see ring, kui kaugel ma olen nõus, et need on. et need isegi ei puudu mind. et nad nagu on siin ümber, ma nagu tajun neid. ma saan neid kogeda, sest need kõik on emotsioon, kõik on nagu tunne. ma kõiki neid tajun, aga ma pigem olen ikkagi siin sees nagu. nii et ma tahan vaadata, mis iga selle nagu vahel on. mina ja see õnn ja rõõm ja elurõõm oli see maandus, turvatunne. pigem ütlekski turvatunne, enesekindlus, kõik sihuke nagu ankurdav, iseendasse ankurdav ja rahaenergia ka. vähemalt ma tunnen praegu juba seda, et ma suutsin selle endast ära eraldada, et ma suudan seda nagu eraldi vaadata. sest et päeval, kui see mul kõik nagu keerles siin, ma tundsin seda nii nagu, et see olen mina, see on paratamatus. ma ei oska midagi muuta, ma ei tea midagi, mida teha. aga ma tunnen, et ka juba see siin on mu jaoks täiega tervendav või nagu hästi toetav. kas vaadata selle Karoliini ja elurõõmu vahepeal. väsimus tuleb kohe. ma tunnengi lihtsalt seda, et ja seda ma olen nagu teinud seda jällegi mitte järjepidevalt, ma tunnen, aga ma olen seda hooti niimoodi teinud, on see, et ma olen enda jaoks see lapsevanem, keda mina olen terve elu vajanud.
ja see on fucking raske vahepeal, sest et vahest sa lihtsalt tahaks emmele helistada. Ja lihtsalt nagu minna selle tiiva alla. Kes teist on jälginud või vaadanud, siis te teate seda lugu selle ümber, et mul on tegelikult nüüd kontakt oma bioloogilise emaga ja ma saan talle iga kell helistada ja suhelda. Ja ma olen saanud selle koha pealt nagu mingid osad minust on saanud seda, mida ma olen tahtnud. Et ema julgustavaid sõnu ja tingimusteta armastust ja kõike seda nagu. Aga seal on teatud asjaolud, mis nagu, et tal ei ole päris okei nagu. Ja ma ikkagi olen see täiskasvanu. Ja olen see, ma olen vist kogu aeg oma emale, bioloogilise emale, ka praegu. Ma olen kogu aeg olnud talle see täiskasvanu, keda tema on vajanud. Ma olen kogu aeg olnud see lapsevanem, kes ei saa endale lubada elurõõmu, raha, edukust, turvatunnet, baasi, maandust nagu lõpuni. Ma räägin siin nagu piirideta, kus sa tunned, et kõik on võimalik. Ma olen kogenud seda vilksamisi, ma olen seda lubanud endale vilksamisi. Aga ma tahan olla kogu aeg see. Ma tahan, et see on minu nagu, ma tahan nagu ümber kirjutada seda kõike, et lihtsalt see mina sealt alt välja tuleks. Sest ma tahan ka ühel päeval nagu päriselt ema olla. Ja ma tahan teha seda ka teistsugusest kohast, mitte sellest kohast, mida ma väiksest peale olnud olen, saad aru. Et sellepärast ma seda tööd siin teengi, et ma tahan olla nagu üleni lõpuni välja. See, kes ma tean, kes ma olen. Ja sellepärast ma tahangi nendest hirmudest ja kõikidest nendest asjadest, mis igal uuel tasandile tõustes üles tulevad. Ma tahangi nendest läbi minna, sest et seda rohkem ma olen mina ise. Midagi siin nagu muutus juba nii ära, et äkki mõned need ühendused näitavad just hoopis teistmoodi ja me ei ole veel isegi jõudnud võtta. Ma võtan kohe kõik 3 ära. Ja ma panen need selle enda ja siis nende kõigi 3 vahele. Mina ja elurõõm. No, ma ütlesin, et midagi nagu muutus siin praegu. Ja kui ma ei oleks seda kaamerat tööle pannud, ma ilmselt ei oleks seda kõike teinud. Ma oleks seda edasi ketranud oma peas. Ja see ei ole enam see, kuidas me asju teeme, Karolin. See ei ole enam see, kuidas me asju teeme. Ehk siis väikse Karolini ja elurõõmu vahele tuli kõige elurõõmsam kaart üldse. Kõige elurõõmsam kaart üldse ja mulle nii meeldib see energia. Ja ma tunnen kohe, et kas ma võin? Kas ma võin? Kas mulle lubatud? Jaa, sa võid. Sa võid ja sa peadki. Nii. Järgmiseks ma vaatan seda maandust ja juurt. Turvatunne. Ja siia tuleb nagu täpselt see, mis mind vihale ajab, mida ma kogu aeg nagu teen ja tajun endas, on see, et mulle pakutakse seda vikerkaart, mulle pakutakse seda kõike ja ma vaatan mujale ja ma ei võta seda vastu. Ma nagu, vahest mulle tundeb, et mulle meeldib igatseda lihtsalt igatsemise emotsiooni pärast. Mis asi see on nagu? See ei ju. Et mulle ju antakse, mulle ju ulatatakse.
miks ma seda hoitust vastu ei võta? Miks ma ei võta hoitust vastu, sest ma tunnen, et see on põhiline see tunne. Miks on hea, et ma ei võta hoitust vastu? Siis ma paistan tugev. Tugev kelle jaoks? Tugev kelle ja mille jaoks? Ai, see on jälle see, et siis ma saan üksi hakkama. Nii, ja mida sa sellega tõestad, et sa üksi hakkama saad? Oled ju lihtsalt üksi. Nagu me teame, et sa saad hakkama. Aga mis see sulle annab? See ei annagi midagi. See asi on juba kustutatud ja see ei annagi mitte midagi. Nagu see ongi see muster, kus ma olen olnud, et jah, ma saan üksi hakkama, aga ma tunnen ennast ka väga üksikuna. Okei, väga hea. Siin kohe muutus see. See ongi lihtsalt see, et ja kusjuures ma olen mõelnud selle peale mitu õhtut, et me oleme praegu selles protsessis, et me otsime endale, nüüd tuleb see, okei. Puhusin enda selle kaardi kõrgemale. Okei, las ta olla. Mis ma tahtsin öelda on see, et me oleme praegu sellises protsessis, et me otsime kaaslasega Harjumaale ühist kodu. Ja see on jälle ka üks asi, sest me otsime tema jaoks nagu, kuidas ma ütlen, tema jaoks täiesti normaalselt, nagu tavalist, lihtsalt nagu otsime kodu, mis meile mõlemale sobib. Minu jaoks on see, et ma justkui otsiks midagi nagu enneolematut ja suurt ja kättesaamatut ja mida iganes kõike. Kuigi tegelikult, mida ma otsin, on see, ja see on jällegi, eks ju, mõistuse nagu illusioon ja enese saboteerimine, et mitte liikuda oma mugavustsoonist välja, et minna võib-olla väikeste sammudega. Aga minu jaoks on see, et ma nagu ütlesin väga enesekindlalt välja, et ma tahan nagu, et meie kodus oleks minul nii-öelda nagu kodukontor, et mul oleks kogu oma selle kaartide ja tervendus ja kogu see maailm, et ma saaksin selle panna lihtsalt ühte tuppa, et see ei oleks niimoodi magamistoas pooleldi, suures toas pooleldi, vaid et mul oleks terve ruum, et kui ma tahan, siis ma panen ukse kinni ja ma saan seal olla, ma saan teha, filmida, mida iganes kõike. Ja see oli minu jaoks ka siuke, et issand jumal, et siis ma pean hakkama ennast tõsiselt võtma. Siis mõtlesin, mida? Mis mõttes tõsiselt võtma? Et siis ma pean hakkama nagu päriselt tegema. Mida ma siiamaani siis olen teinud? Et saad aru, siuksed asjad. Ja sealt läks see lugu veel edasi, et ma tahtsin endale lauda. Sellist lauda, mis on nagu, ma saan kõrgust muuta ja oma töölaud, kus on teatud ilus pinnas, et oleks ilus filmida laua, blablabla. Ja mul oli täiega tõrge, ma enda meelest valisin ühe laua välja ja see sai otsa Ikeas. See on okei, ja mul siis ei ole vaja. On küll. Oligi. Ja siis mõtlesin, okei, et ma lähen, et mul noormees elab juba nagu seal Tallinna lähistel, eks ju, Tallinnas, et ma lähen talle külla, et siis me läheme Ikeasse, siis ma vaatan, et kui ma saan selle laua, siis ma saan, siis on nagu, siis on olemas. Aga ma veel päev enne mõtlesin, et vaatasin, et see laud on otsas, okei, ei ole sellist, mida ma tahan. Leppisin sellega, märksõna, leppisin sellega. Nii, lasin siis lahti, mõtlesin, okei, vahet ei ole. Küll see laud tuleb, äkki siis ei peagi praegu tulema, tuleb siis, kui me kolime ja on meil see ühine kodu ja kõik olemas on ju. Nii, ja siis järgmine hommik enne bussi peale, enne kui ma kodust hakkasin ära minema, ma sain aru, et mul on tõrge laua osas, et mul kästi olla oma toas laua taga, õppida seni, kuni mul on õpitud ja rohkem veel. Laua taga istumine oli minu jaoks kohustus, mitte nauding. See oli minu jaoks nagu kinni panemine või nagu nurka panemine.
ja minu sees oli see kood, et et kui ma nüüd omale laua ostan, see tähendab, et ma pean istuma selle taga, see tähendab, et ma pean tegema selle, ma pean nagu hullult hakkama midagi hästi nagu jõuliselt kohe tegema ja möllama ja olema selle laua taga. Mis ei ole absoluutselt tõde. Mis on täiesti vastupidine sellele, mida ma siin laua taga teen. Ma loon oma maagiat. Ma olen mina ise, ma teen oma maagiat, ma teen oma asju, ma kirjutan, ma võtan kaarte, mul on ruumi, ma saan ennast laiali laotada. Ma teen ju seda, mis mulle meeldib. Ja siis see oli lahustunud. Ja muidugi ma sain veel parema laua, kui ma tahtsin. Kus ma tahtsin jõuda on see, et see kaart, mis ma esimesena võtsin, kus on see, et mul tuli sellega kohe mu nagu noormees ette, kes nii tingimusteta ja nii nagu, tema jaoks on see nii loomulik anda, olla, teha mu jaoks midagi, kuulata mind, käia minuga, olla minuga, et jällegi ma täiega saan aru, mis versioon seda nagu imestab, et et keegi tahab sinuga nagu päriselt nagu koos olla ja tingimusteta. Ja siin ongi see, et see versioon, kelle jaoks see muutus on nagu ebamugav ja mitte turvaline, tema jaoks ongi hea mõelda, et ma olen iseseisev, ma olen suur ja tugev ja tubli. Ja nüüd, kui ma seda siin kõike sinuga jagasin ja rääkisin ja nagu tunnen, et midagi lahustus, siis tuligi täpselt see, mida ma endast tundsin sellel hetkel, kui ma küsisin seda, et aga kelle jaoks, kelle või mille jaoks sa oled seda? Ja siis, aga ma ei tea. Ja siis läks kohe, mu tähelepanu läks nagu südamesse ja ma tunnen nagu seda lõdvestumist. Ja ma tahaks suunata selle pliiatsi nüüd ülesse. Ma näitan sulle, kui ma olen viimase kaardiga ära võtnud. Viimane on siis raha. Esimene sõna, mis mul tuli, oli põgenemine. Põgened raha eest. Jällegi nagu põgened selle eest, et inimesed sulle tahavad anda. Jällegi põgened selles, et inimesed tahavad sulle anda, sest nad tahavad. Nad tahavad nagu su aega, sinu kohalolu, sinu maagiat. Nad on nõus andma selle eest. Ja mina jooksen ära selle eest. Ja no on tõde. See ring, mis ennast kordanud, on see, et ma teatud maale teen, nagu need sündmused, nagu see avardumine, nagu vastuvõtud, ja siis ma jõuan kuskile lae pihta. Ja siis ma tunnen, et okei, seda kõike on liiga palju. Seda kõike on liiga palju, ma ei saa enam teha. Ma ei saa endale enam rohkem lubada. Siis ma tõmban ennast lukku, sest et ma väsin ära, sest et seda on liiga palju. Siis ma tõmban ennast lukku. Ja siis ma põgenen, seda ma ei ole üldse nagu võimaluste või inimeste või raha või kõige selle poole nagu. Et seda kõike on liiga palju, et mind vaadatakse liiga palju, minult nõutakse liiga palju, mind tahetakse liiga palju. Kas ei ole võimalik ei öelda? Ei taha pettumust valmistada, ei taha ei öelda. Mis siis juhtub, kui sa ei ütled? Ja ma tunnen jälle seda pettumuse tunnet. Ma ei taha alt vedada. Ja see on see, et ma olengi nagu nii südamest nautinud, isegi kui on olnud rasked teemad. Mis iganes on olnud, ma olen nagu nii nautinud neid inimesi, kellega ma olen saanud koos ruumi jagada või nende jaoks midagi teha või anda või luua või
ja kas või nagu luua see ruum, kus inimene tuleb ja teeb, ma tunnen, et ma nagu puhkan. Ma nagu puhkan ja ma lõdvestun ja mul tekib selgus. Miks ma ei võiks seda andes vastu võtta? Mis minuga juhtub, kui ma lähen sellest piirist üle? Et ma jõuan sinna maale, et ma tunnen, et on liiga palju, ma ei jaksa, ma ei taha, mul hakkab vastu. Mis siis saab, kui ma sealt läbi lähen? Ei raatsi puhata. Ei raatsi puhata, ütleb ta mulle. Ei raatsi puhata. Aga see on see momentum, et kui juba see momentum on, siis tuleb minna. Tuleb minna ja ribadeks tõmmata ennast, aga ma ei toimi ka niimoodi. See töö, see vaimne töö ja tunnetus ja kohal ja kogu see energeetika, see ise tõmbad lukku. Ise tõmbad energia kinni, kui sa tõmbad ennast ju nõnda. Miks sa pead ennast viima sinna maale, et sa tõmbad ennast pingesse? Miks see või olla tasakaalus? Nii palju, kui sa teed tööd, nii palju sa ka puhkad. Nii palju, kui sa välja annad, nii palju sa annad endale ka. Tasakaalu sinna vahele. Meil ei ole vaja 0-st 100-ni minna ju. Ja ma tunnen seda ka, et mul tuleb praegu meelde see, et mul on olnud mõned siuksed tööd, kus ma tunnen, et ma ei ole nagu saavutanud seda sellel sessioonil, mis ma oleks tahtnud, mis ma tundsin, et on võimalik. Potentsiaali on hästi lihtne ära tajuda inimestel. Et milleks nad tegelikult valmis on. Teine asi on see, kas see inimene tuleb sinna järgi. Ja mis see kogu energiatöö ongi see, et sa saad selle inimese ja hinge harmooniasse. Niimoodi, et nad koos loovad. Mitte, et mõistus loob sul ühel suunal, hing loob teisel suunal, see inimene on seal vahel niimoodi, et ma ei tea mitte midagi. Nii nagu ma just olin. Et tuua see kehalt maha kodeerida või maha uninstalli teha nendele asjadele, mis ta kunagi on õppinud, kuidas toime tulla. Sest et tema nagu põhiolemus ja kuidagi tuum teab juba, et siin on mingid võimalused veel, liigume selles suunas. Aga keha nagu vingub, et ma ei taha, ma ei ole veel valmis. Ma tunnen, et see on ka see, mis siin toimub, et ma tean, et ma võin täiega nagu hullu panna ja tööd teha. See ei ole mingi probleem. Aga ma tean, et mul on see niimoodi lainetes. Aga keegi ei ole meile kunagi õpetanud ja mulle veel vähem, et see lainetus on okei. Et näiteks 2 nädalat lihtsalt teed 24/7 ja siis 2 nädalat ei tee mitte midagi. Mul see võib-olla, mul ei kliki see siin paika, et nii võib. Miks nii ei või? Kes see keelab? Ma olen tõestanud endale, mis see oma rüht tähendab. Eelmine aasta, avardumised. Ma olen elu sees nii vähe tööd teinud ja nii palju tasu selle eest saanud. Noh, mis mõttes? Ma tunnen õlgadest nagu... No ise kandsin seda koormat enda peale, et ei tohi ja ei saa ja kindlalt moodi peab olema. Ma tean, et mul on oma rütm ja ma olen ennast nagu materdanud maa alla sellega, et miks ma ei ole järjepidev. Miks ma ei ole järjepidev? Aga kui ma vaatan seda, kuidas mulle nagu meeldib ja kuidas mulle loomulik on mingid asju teha ja olla, siis ongi see, et ja oleneb ka nagu, kus ma oma tsüklis olen. Et mul ongi vahepeal niimoodi, et terve nädal aega ma ei taha mitte midagi teha, mitte kedagi näha, mitte kuskile minna. Ma tahangi lihtsalt oma väikses kookonis olla. Ja ausalt öeldes, kui ma olen nagu teinud seda, et ma olen täiesti oma kookonis olnud, siis sellest on tulnud nagu nii palju maagilisi ideesid, mida ma olen teinud. Nii et see on nagu nii viljakas pinnas. Aga jälle see süsteemi õpetus, et 5 päeva nädalas, 9-5, that's the way to go. Tee tööd, siis tuleb armastus. Vaatame seda
mind ja raha ja külluse ja selle energiat uuesti koos. Huvitav on see, et ma näitan sulle. Huvitav on see, et nagu sa näed, siis see on see, kus ma kogemata puhusin ennem Karoliini kõrgemale, aga mulle meeldib, kuidas see energia voolab. Seda ma tunnen, et ma tahaks selle ära võtta, aga ei tahaks ka, siin midagi on veel. Aga siin on see, et ma just märkasin, et enne mul oli siuke tunne, et põgenemine, aga nüüd mul on siuke tunne, et ta ju jookseb selle suunas siin. Ta ju jookseb tegelikult selle motikani, et siis veel kiiremini minna siia. You know? Väga huvitav. Tunnen nagu seda liikumist hoopis teistpidi nüüd, mis on väga huvitav. Nii, aga kui me küsime nagu vastuvõtmine, okei, ma võin joosta sinna suunas, aga vastuvõtmine, kuidas on suhestumine vastuvõtmisega? Okei, midagi läks väga nagu shifti praegu, midagi, muutusesse läks. Vaata, see on nagu see mina ülesse poole. Täiega praegu läks ülesse poole. Nagu siuke tõusmisesse ja nüüd vaata. See on see elurõõm ja see on see vastuvõtmine ja raha ja küllus ja kõik see. Raha on üks osa siin, aga raha on ka energia ja jah, ka raha on hea vastu võtta. Aga ka üleüldises mõttes vastu võtta. Kõike head ja paremat. Kõike vastu võtta. Ma tahaks uuesti seda vaadata. Wow. Ja ma ei küsi hetkel midagi, ma lihtsalt, kui ilus see kiir siin on. Nagu see on reaalselt see ju, vaata. Wow. Nagu päriselt ongi see. Nii pidi küll. Minu poole vaadates sisendada. Oba. Ma tunnen, kuidas ma praegu nagu lähen sellest mingisugusest nagu vaakumist läbi. Nagu mingist mustast august läheks läbi sealt niimoodi. Et ma ei tea, mis saama hakkab või ma ei tea, mis juhtuma hakkab, aga ma tunnen, et ma liigun edasi, et ma nagu lähen. Tead, mis ma tunnen praegu või? Ma tunnen, et ma just tegin selle ukse lahti. Tegin nagu astusin üle selle lävepaku, kus mu ellu tulevad uued inimesed. Ja ma mõtlen just selle kogukonna all ja kellega koostööd teha, kas siis kliendina või siis midagi koos luues. Ma järsku lihtsalt nagu kuidagi nagu tundsin seda, et ma niimoodi vaikselt nagu piilusin sealt nagu ukse vahelt ja tulin sealt nagu välja. Ja siis nagu vaatan, et et nii palju nagu inimesi on. Aga mul on nii hea meel neid näha, ma nagu näeks vanu tuttavaid. Ja mul on turvaline selles ja mul on hea selles ja mul on mõnus selles. Nagu ma oleks nagu teid nii ammu oodanud. Ja meie oleks nagu üksteist nii ammu oodanud, et näha. Siuke tunne on.
ja mulle meeldib ka, kuidas ju see minu see nimi ja need pliiatsid ja see kaart ja kõik on justkui nagu sinu poole. Sinu poole, ülespoole. Aga nagu siuksest mõnusast kohast, kus ma tunnen, et mina seisan ikkagi siin. Ma olen siin. Ma ei kao mitte kuskile, minuga ei juhtu mitte midagi, mul ei kao eluenergia ära, ma ei voola kuskilt tühjaks, ma ei anna endast liiga palju. Vaid ma olen siin. Ma olen siin. Ma olen kohal, ma olen nähtav. Mul on kõiges selles mõnus ja turvaline ja hea olla. Mu ruum on ikkagi kaitstud, ma olen ikkagi kaitstud ja hoitud. Ja ma olen vastu võetud sellisena, nagu ma olen. Ja olulisem on see, et mina tunnen seda enda sees. Mitte, et ma saan seda tõestust kuskil, vaid et ma tunnen seda siin, praegu. Täna tuleb hea uni, ma tunnen juba tunnen. See on just see. See on just see, millest ma rääkisin selle juures. Võrdne andmine ja vastuvõtmine. Võrdne ei ole isegi õige öelda, vaid nagu harmooniline. Ja nüüd ma tunnen, et ma panen selle ära. Päike käis ka korraks puu taga ära ja nüüd hakkab jälle paistma siia. See ongi täpselt see universumi seadus, et see, mis sa annad, sa saad vastu või sa saad nagu nii kuidas sa välja annad. Nii kuidas sa välja annad, nii sa ka võtad vastu. Wow. No see on lihtsalt puhas maagia. See on lihtsalt puhas maagia. Väiksele Karolinile. Ma tunnen, et me üheskoos lihtsalt toetasime praegu väikest Karolini. Et ta ei peaks enam olema seal nende kohustuste sees, kus ta oli ja et ta saab tulla siia ja ta saab vabalt nüüd nautida ja luua ja teha ja ta saab vabalt särada ja esineda ja anda ja laulda ja tantsida ja sest et see on see, kes ta on. Ja muud põhjus seal ei olegi.
võrratu. Kas me saame, no siin paki põhjas on ka lihtsalt nagu imeilus kaart, mis on ka lihtsalt nii toetav. Ma puhusin nüüd selle, ma puhusin ennast täitsa siia päiksekiire kätte, mis laua peale paistab. Ja siin vahepeal nüüd ongi täpselt see koht, kus võtta endale veel üks viimane sõnum, viimane toetus, viimane tõste. Äkki ninanuuskamise paus oli. Nii. Väga huvitav. Esimene kaart, mis tuli ja see on täiega see Marsi energia, mis meid praegu toetab. Ja mul isiklikult on Mars jääras, mis on siis oma nii-öelda jäär on, tunneb Marsis ennast koduselt, eks ju. Ja ma just eile kuulasin selle kohta, et see on kõik nagu enda kohta, nagu mina. Mida mina otsustan, mida mina teen, mida mina tahan. Ja ma liigun selles suunas, mida ma tean, mida ma tahan, mida ma loon, kes ma olen. Hästi selline nagu enesekindlalt edasi. Ja see on täpselt see tõuge ja tunne, mida ma tunnen, et mida ma vajan. Ja teine kaart, mis oli siin peal niimoodi, mis ma tundsin, võtan ka väga huvitav. Aga kui ma seda vaatasin, siis ma tundsin, et ma tunnen, et see tüdruk siin, või mina siis, et see, et mul silmad kinni on, see ei heiduta mind. Ma ei karda, et ma sellepärast oleks kuskil kinni, et ma oleks kuskil takerdunud. Isegi kui mul see tunne vahest võib olla või kui on mingisugune segadus või mingid niidid või midagi nagu toimub või just kui oleks nagu, siis tegelikkuses ma tean, et kuidagi minu jaoks ta siin muigab. Teda ei saa kätte. Teda ei saa kätte on see, mis ma tunnen. Tema oma vari ei saa teda kätte. Sest et ta on oma varjuga kohtunud ja tuttav. Ja seda jääb aina vähemaks. Ta on veel siia peale üheta. See varjukaart väga huvitab mind. See ongi täpselt see läbiminek. See on täiega see läbiminek. See sümboliseerib täiega praegu seda kohta, kus ma tunnen, et on see läbiminek. Okei, ma saan nüüd aru. Ma võin seda võbelust veel tunda, aga ma tean, et ma lähen läbi sellest. Ja ma olen sellest läbi minemas. Nii. Ja tuleb siia peale selline ilus armastajate kaart, mis tähendab just seda, et ma ei tee seda kõike üksinda. Mul on mu süda, mul on mu inimesed.
ja armastus on kõige tuum. Päike läheb ka kohe puude taha peitu. Ja ma tunnen ka, et ma tahan nüüd protsessida ja lihtsalt olla selle kõigega. Hingata ja võtta see kõik vastu, see info ja kuidagi lihtsalt olla sellega. Aitäh mulle. Aitäh sulle. Soovitan. See on võimas töö, mida läbi teha. Ja pärast on nii hea olla. Hea küll. Kohtume järgmine kord. Tšau.